räägime õpetajate õpimotivatsioonist. Ja nii nagu Daniel, kui ta rääkis meile õpetajate töömotivatsioonist, siis tugines ta ootus, väärtus, kulu motivatsiooni raamistikule. Nii me Danieliga panime kokku ka varasematele küsimustikele tuginevalt õpetajate õpimotivatsiooni küsimustikku. Ja me tahtsime teada, et siis millised tegurid õpetajad oma professionaalses õppimises kõige olulisemaks peavad, kas nad usuvad oma õppimise edukust, toivad seda väärtuslikuna või siis tunnetavad pigem õppimisega seotud kulusid. Ja tegelikult uurisime väga konkreetset õpetajate õpimotivatsiooni siis koostöös õppimise vormi kontekstis. Ja ma olen välja toonud ka iga alaskaala, mis seal tekkis, ehk siis meil oli õppimise õnnestumise ootus, õppimise tunnetatud väärtus ja õppimisega seotud tunnetatud kulu, need eraldi väited. Ehk siis näiteks õppimise õnnestumise ootuse väited olid, et ma naudin koostöös toimuvaid õpitegevusi, mul on olemas kõik eeldused, näiteks aeg ja energia selleks, et edukalt osaleda koostöös õppimise tegevustes. Koostöös õppimise vormis toimuv õppimine aitab mul paremini oma tööülesannetega toime tulla ja siis 2 väidet olid veel. Õppimise tunnetatud väärtuse juures olid näiteks väited, et osalemine sellises koosõppimise vormis on meeldiv kogemus, see aitab mul töö kvaliteeti ja tõhusust parandada ja kuluga seotud olid siis sarnaselt töömotivatsiooniga seotud kulu puhul, et osalemine sellises koos õppimise vormis nõuab liiga suurt pingutust ja pean loobuma liiga paljudest olulistest tegevustest, et osaleda selles koosõppimise tegevuses. Aga enne veel, kui me läheme vaatama, et kuidas õpetajad hindasid siis neid 3 õppimisega seotud motivatsioonikomponenti, me palusime õpetajatel küsimustikus vastata ühele küsimusele, aga sellele ennest väikene tekst. Et me tutvustasime, et õpetajate professionaalse õppimise üks väljundeid Eesti koolides on koostöös õppimise vormid, mis on üha levinumad Eesti koolides, aga nimetatakse erinevad. On õpiringid, on koostöökojad ja nii edasi. Ja siis me palusime õpetajatel mõelda, et kas nende koolis on loodud selline koostöös õppimise vorm. Näiteks õpiring, koostöökoda ja nii edasi. Ja 63% õpetajatest vastas, et jah, meie koolis on selline koostöös õppimise vorm. 24% vastasid, et ei ole, täitsa kindlalt. Ja 13% õpetajatest ei teadnud, kas nende koolis on või siis ei ole koostöös õppimise vormi. Ja sellest nüüd ka tegelikult olenes, et mis vormis õpetajad need väited said. Et õpetajad, kes vastasid jah, said need samasugused väited, nagu siin eelmisel slaidil oli kirjas. Näiteks, et ma naudin koostöös toimuvaid õpitegevusi, aga kui õpetaja vastas, et nende koolis ei ole sellist vormi, järelikult ei saa sellises koostööses vormis ka osaleda või siis ta ei tea, et seal oleks, et tema koolis oleks selline koostöös õppimise vorm, siis jällegi suure tõenäosusega õpetaja seal ei osale. Seega said nemad, siis need viimased 2 gruppi, need, kes vastasid ei ja ma ei tea, said väited tingivas kõneviisis, ehk siis näiteks ma naudiksin koostöös õppimise vormis toimuvaid tegevusi. Vaatasin huvi pärast veel, kui palju oli neid koole, kus kõik õpetajad vastasid jah, meie koolis on koostöös õppimise vorm ja neid koole oli 16. Ehk siis tulete meelde, meil on 133 kooli, kes osalesid üldhariduskoolid ja 16 nendest koolidest seal vastasid kõik õpetajad, et jah, meie koolis selline vorm on. Ja 3 kooli, kus kõik õpetajad vastasid, et meie koolis sellist õppimise vormi ei ole. Siis olid 10 kooli, kus oli õpetajaid, kes vastasid, et jah, meil on ja ei, meil kindlasti ei ole. Ja siis olid 8 kooli, kus täiesti loomulik, et mõned õpetajad ei ole kursis, mis nende koolis toimub. Ehk siis mõned vastasid jah ja mõned ütlesid, et nemad ei tea, kas on või ei ole. Nii, aga
tegin ka mõned analüüsid nende samade gruppide pealt, et need õpetajad, kes ütlevad, et jah, meie koolis on selline õppimise vorm, need, kes vastasid ei ja need, kes ütlesid, et nemad ei tea, kas on või ei ole. Ja mis siit siis välja võib lugeda, et iga see tulpdiagrammi väikene pildikene tähistab siis ühte õpimotivatsiooni komponenti. Esimene on siis seotud õppimise õnnestumise ootusega, teine on õppimise tunnetatud väärtusega ja viimane õppimise tunnetatud kuluga. Ja mis me siis näeme, on see, et võib-olla mõneti ka loogiline, aga samas õpetajad, kes ütlesid, et jah, nende koolis on see koosõppimise vorm, nemad siis hindasid õppimise ootust ja õppimise tunnetatud väärtust kõige kõrgemalt ja erinevused kõikide kolme faktori vahel või selle õpimotivatsiooni komponendi vahel on alati statistilised olulised erinevused nende gruppide vahel. Mis on põnev, on see, et need grupp õpetajaid, kes vastasid, et nemad ei tea, kas nende koolis on või ei ole seda koosõppimisvormi, et nemad teistest gruppidest statistiliselt oluliselt madalamaks hindasid õnnestumise ootust ja tunnetatud väärtust ja samuti statistiliselt oluliselt kõrgemaks tegelikult õppimise tunnetatud kulu. Mõttekoht. Huvi pärast vaatasin ka, et kas koolitüübid ehk siis õpetajad, kes õpetavad põhikoolis, õpetajad, kes õpetavad täistsüklikoolides ja õpetajad, kes õpetavad gümnaasiumites, et kuidas nende motivatsiooniga on ja et kas need koolitüübid siis omavahel erinevad. Ja mis me siit näeme? Ühtemoodi hindavad õpetajad kõiki neid kolme motivatsioonikomponenti ja koolitüüpide vahel erinevus ei ole. Ehk siis me ei saa öelda, et põhikoolide õpetajad on rohkem tajuvad näiteks õppimise õnnestumise ootust või väärtust või et näevad näiteks kulu, õppimisega seonduvat kulu väiksemana. Nii et jah, ühtemoodi kõikides koolitüüpides õpetajad hindavad neid kolme õpimotivatsiooni tüüpi või faktorid siis. Aga siis on ju huvitav vaadata ka, et millega on seotud õppimise õnnestumise ootus näiteks. Ehk siis me läheme nüüd natukene rohkem süvitsi, et teada saada võib-olla ka, et mis me siis tegema peaksime, et seda ootust ja väärtust tõsta ja et kulu langetada. Nii et olge valmis. Numbritesse ei pea süvenema, ma olen juba tõlgenduse ära teinud teie eest. Aga vaatasin siis huvi pärast, et kuidas on õpimotivatsioon seotud koolikultuuriga, töömotivatsiooniga ja koolikultuuriga siis vaatasin neid samu kolme peamiskomponendi ehk siis õpetajate eestvedamisvalmidus, andmepõhine juhtimine ja Danieli just tutvustatud juhtimisviisid. Ja siis loomulikult töömotivatsiooni vaatasin, läbipõlemist, stressi ja rahulolu. Siis seda üldtunnust, mis siis koosneb nii sisust, tööga, suhetega ja nii edasi. Ja välja tuli siis see, et õppimise õnnestumise ootus on positiivselt seotud siis eestvedamisvalmiduse ja andmepõhise juhtimisega ja üpris tugevalt. Ehk siis mida rohkem või mida kõrgemalt hindavad õpetajad oma eestvedamisvalmidust ja näevad, et meie koolis tõesti juhitakse kooli ka andmetele tuginevalt, seda kõrgem on ka nende õppimise õnnestumise ootus, aga ka vastupidi, sellepärast, et me ei tea siin praegu, et kumb on põhjus, kumb on tagajärg, vaid need asjad on omavahel seotud, seda me teame. Siis kõige tugevam seos Danieli just tutvustatud juhtimisviisidest on õpetajate õpimotivatsioon seotud või antud juhul siis õppimise õnnestumise ootus seotud sihiseadega. Ehk siis mida rohkem õpetajad naudivad õpitegevusi, ütlevad, et nendel on olemas kõik eeldused, aeg ja energia, et osaleda edukalt selles õppimisvormis. Seda kõrgemalt nad hindasid ka siis seda, et nende juhid
kaasavad õpetajaid eesmärkide seadmisesse ja et juhtkonna eestvedamisel hoitakse ka teadmisi kaasaegsena õppimise ja õpetamise kohta. Nii. Õppimise õnnestumise ootus on seotud ka töö väärtustamisega ja negatiivselt siis töökuluga, ehk siis mida kõrgemat hindavad õpetajad töökulu, seda madalamalt enda õppimise õnnestumise ootust. Läbipõlemisega on vastupidine seos ja ka stressiga, ehk siis mida kõrgemad on läbipõlemise ja stressi näitajad, seda madalamalt õpetajad hindavad enda õppimise õnnestumise ootust. Ja rahuloluga positiivne seos, rahul olla õpetaja, ka selline väide oli meil seal, ka sellega on positiivne seos ja et sooviga jätkata õpetajana, ehk siis jällegi, mida kõrgemalt õpetaja hindab väidet, et soovin jätkata õpetajana, siis me teame, et ka seda kõrgemalt hindata siis väiteid, mis mõõdavad õppimise õnnestumise ootust. Ja ka mina tegin natukene keerulisemaid analüüse, nagu ka Anna-Liisa ja Daniel, ehk siis regressiooniga äkki olete juba tuttavad ja harjunud. Ehk siis vaatasime, et missuguse koolikultuuri näitajatest võiksid mõjutada või siis ennustada õppimise õnnestumise ootust ja tuli välja, et peamiselt 2 faktorit, milleks on siis eestvedamisvalmidus ja sihiseade. Ehk siis need on kõige olulisemad seosed ja töömotivatsiooni osas siis oli õppimise õnnestumise ootusega seotud just töö väärtus ja ka töökulu siis on siis seotud tegelikult vastupidiselt ehk siis ootuse langusega. Nii, liigume edasi. Tunnetatud väärtus, hästi oluline ka. Siin on millega pärast. Oli, okei. Tunnetatud väärtus sarnaselt, me lähme nüüd täitsa samas mustris, aga sellepärast ma ei hakka kordama siin. Eestvedamisvalmidus jällegi paistab silma, sihiseade paistab silma ja andmepõhine juhtimine. Ehk siis jällegi, mida rohkem õpetajad tunnevad, et nad on valmis väljaspool oma klassiruumi tööd võtma, eestvedaja rolli kooli arenduses, nendel on aega ja energiat panustada, seda kõrgemalt on nad hinnanud ka väiteid, mis näitavad siis õppimise tunnetatud väärtust. Ja sama on ka siis andmepõhise juhtimisega ja sihiseadega. Töökuluga väga tugev ja negatiivne seos on siis õppimise tunnetatud väärtusel ja sama läbipõlemise ja stressiga. Ehk siis samad mustrid, mis olid õppimise tunnetatud ootuse puhul, on ka väärtuse puhul. Ja regressioon, ehk siis mis ennustab õppimise tunnetatud väärtust, siin tulevad põhimõtteliselt samad tulemused. Kõige olulisemad on eestvedamisvalmidus, ehk siis on mõistlik sinna panustada ja samamoodi ka sihiseade. Ja nüüd, mis siis mõjutab seda, et õpetajad tajuvad, et see õppimisega, koos õppimise vorm on liiga kulukas, see ikkagi nõuab minult liiga suurt pingutust ja ma pean loobuma liiga paljudest asjadest. Eestvedamisvalmidus, et need õpetajad, kelle jaoks ikkagi väljaspool oma klassiruumi panustamine on jällegi midagi, mida nad väga ei tee, nendel on ka õppimisega seotud tunnetatud kulu siis kõrgem. Sihiseade paistab ka siin välja natukene kõrgemana võrreldes teiste juhtimisviisidega. Tööväärtus on negatiivselt seotud õppimisega seotud tunnetatud kuluga, töö rahulolu ja rahulolu olla õpetaja. Ehk siis väga huvitav. Need õpetajad, kes on rahul olla õpetajad, et nemad hindavad pigem nagu väiksemalt seda õppimisega seotud kulu. Ja positiivne seos siis läbipõlemisega, mis on üpris tugev. Ehk siis õpetajad, kes märgivad enda läbipõlemist, et see on juba üpris kõrge ja stress samamoodi, et nende jaoks siis ikkagi see õppimisega seotud kulu on päris suur. Ja jällegi, mis ennustab siis õppimise tunnetatud kulu, paistab silma eestvedamisvalmidus koolikultuuri poole pealt, sihiseade ja seekord ka väliskeskkond. See üks juhtimisviiside komponent.
Ja mõju ennustab ka kõige enam või tähendab kulu mõjutab kõige enam tööga seotud tajutud kulu, ehk siis need on omavahel seotud, et kui õpetaja hindab õppimisega seotud kulu kõrgelt, siis ka tööga seotud kulu on tema jaoks kõrgem. Ja samamoodi läbipõlemine ja tööootus ja nii edasi. Mis siis need põhisõnumid nende analüüside pealt võiks olla? Esiteks, õpetajate valmidus võtta koolis eestvedaja rolli on väga tugevalt seotud kõigi 3 õppimise motivatsiooni komponendiga. Ehk siis ta ennustab kõige kõrgemat ootust ja väärtust ning madalamat kulu, olles siis kõige järjepidevam ja mõjukam tegur koolikultuuris. Sihiseade ja andmepõhine juhtimine on samuti olulised tegurid ja ka töömotivatsioon on siis seotud kõigi 3 komponendiga. Ehk siis suurem töö tähenduslikkus soodustab õppimist, samas kui kulu tajumine takistab õppimist. Ja läbipõlemine stress on samuti positiivses seoses tunnetatud kuluga ja siis negatiivses seoses sellega, et õpetajad õppimist väärtustavad näiteks. Aga et õpetajad, kes on siis üldiselt oma tööga ja oma karjäärivalikuga, ehk siis olla õpetaja rahul, hindavad kõrgemat õppimise õnnestumise ootust ja väärtust ja näevad siis seda koostöös õppimisega seotud kulu palju väiksemana. Ja mõned ettepanekud ka, mõtlesin, et mis te ikka peate ise mõtlema. Konkreetsed ettepanekud. Tegelikult ma arvan, et ma olen juba olnud päris eksplitsiitne, ehk siis õpetajatele tuleks ikkagi luua head tingimused koolis, kus nendel on õppimiseks piisavalt aega, ruumi, nendel on tuge, näiteks heade kolleegide näol, et nad saaksid koostöös õppida ilma, et see siis konkureeriks muu tööeluga. Toetada õpetajate eestvedamist, kuna see tuli väga suure ennustajana välja nii õppimisega seotud ootuse, väärtuse kui kulu puhul, ehk siis mitte ainult pelgalt kaasata õpetajad juhtkonda ühtedeks liikmeteks, vaid pakkuda erinevaid võimalusi kooliarenduses märgata õpetajaid nende potentsiaali. Kooli juhtimisel jällegi toetuda otsuste tegemisel andmetele ja olla selles osas ka õpetajate eeskujuks ja olla läbipaistev, et näidata, kuidas võiks andmeid kasutada kooli juhtimisel. Siis selged eesmärgid koolis luua, mitte üksinda juhtkonnas mõtleme välja ja nüüd ütleme, mis on kooli eesmärgid, vaid kaasata õpetajaid eesmärkide seadmisesse. Ja nagu ka Daniel ütles, juhtimisviiside üks põhisõnum on, et need juhtimisviisides sihiseade ehk siis eesmärkide seadmine ka lähtub siis õpilaste õppimisest. Kindlasti muuta koostööine õppimine sihipäraseks ja tähenduslikuks, sidudes selle siis väga selgelt kooli eesmärkidega ja õpetajate tööga, ehk siis õppimine kui normaalne osa õpetajate tööst. Ja kindlasti, kas siis näiteks iga-aastaselt võiks proovida kaardistada vähemalt õpetajate arenguvajadused, suunata õppima teemasid, mis nende jaoks, aga ka kooli arengu seisukohalt on olulised. Ehk siis, kui me teame, kuhu suunas meie kool liigub, siis me teame ka, mida me võiksime näiteks koos juurde õppida. Ja positiivse koolikliima loomine hästi oluline. Suhted on kindlasti kõige alus, ehk siis kui koolis on head suhted, siis saavad ka õpetajad mõnusasti õppida koos ja tagada selle, et see koosõppimise vorm seal koolis oleks ka jätkusuutlik, et see kestaks. Nii, mul vist ei olnud rohkem ettepanekuid, nendest ma usun piisab. Aga küsimusi äkki vahepeal on tulnud summist või suumist? See koolikultuuri definitsioon on ka kusagil, ütleme niimoodi, mida käsitletakse koolikultuuri? Meie vaatasime sel korral 3 aspekti põhimõtteliselt, et õpetaja valmidus võttakse eestvedaja rolli, ongi see siin lahti kohe võin öelda, et lisaks tööle õpilastel pole valmis aega panustama kooli arendusse,
vaatama tunde, tunnen, et juht väärtustab minu panust, et olen võimeline mõjutama kolleegide õpetamispraktikat, et see on siis esimene, et süüst ja valmidus eestvedaja rolli võtta. Teine oli andmete kasutamine kooli juhtimisel. Kasutame koolis andmeid õpetamispraktikat otstarbekuse hindamiseks. Kooli juhtkond on meile eeskujuks andmete kasutamisel ja seatud eesmärkide suunast liikumist hinnatakse andmete põhiselt. Need 2 ja 3. oligi siis need juhtimisviisid ehk siis need, mis Taimel juba tutvustas. Sihiseade, õppekava arendus, professionaalse arengu toetamine ja keskkonnakasv. Ehk siis meie läheneme koolikultuurile läbi juhtimise vaatenurga. Antud uuringus, jah. Et kuidas me koolikultuuri defineerime, siis me defineerime teda praktiliselt kõigena, mis koolis toimus, mis on siis erinevate alategevustena väljenduvad, aga toetuvad inimeste väärtustele ja hoiakutele. Aga antud monitooringus või antud uuringus siis need 3, kas õpetada valmis ise rolli võtma või tõenduspõhiselt me töötame ja millised on juhtide juhtimispraktikad. Aga kui sa tahad ise nüüd neid veel üle vaadata, siis kui sa võtad jälle selle kodulehe välja ja võtad lahti selle alateema koolikultuuri ja juhtimine, siis seal need blokid on kenasti kohe olemas. Sisuelementid teemas, see on tõesti hästi oluline, et kui sa ütled lihtsalt eestvedamine või sihiseade, siis sa ei tea, mis seal ikkagi täpselt inimestega oli ju vaja vastata, kui nad selle peale. Kas ma olen õigesti aru saanud, et kui nüüd mõelda sellele eelmisele esinemisele, et seal keskkonna kujundamine, professionaalse arengu toetamine on nagu sellest lähtudes, et õpetaja õppijana, aga õppekava arendus on tegelikult, kus lähtutakse kooli õppekavast, õpilastele mõeldud õppekava arendusest, mitte õpetaja õppimise õppekavast. Põhimõtteliselt nii-öelda. Ikka kooli õppekavast. Mu jaoks natukene vastuolu, ma ei tea, missugused väited olid selle juures, aga mul on tunne, et need paar näidet, mida sa tõid, ei vii nagu selleni, et õpetaja tunneks õppijana selle õppekava arenduse juures. Nad vist ikkagi nagu Ta on nagu väga väline, sest see ei seostu ka temaga ja mulle tundubki, kui ma nüüd kõike seda kuulan, et tegelikult võib-olla puudubki see ühine, mis oli minu mõnest siin viimastes ettepanekutes ka, see on kaardistada õpetajate arenguvajadused. Tähendab teha nagu seda õppekava, mis õppijat suunab, see on siis need vormid ja kõik ka. Seal lihtsalt õppimist toetavate juhtimisviiside plokis, et seal on see professionaalse arengu toetamine seotud nõnda, et seal just see esimene väide oligi kohe, et meie koolis kavandatakse õpetajate professionaalset arengut lähtuvalt kooli seatud eesmärkidest või kooli eesmärkidest. Ja see eeldus ongi siis see, et need eesmärgid, mille me oleme koos kokku leppinud, et nendest eesmärkidest lähtuvalt me ühelt poolt arendame seda õppijale mõeldud nagu struktuuri või raamistik, kuidas me õppijat õpetame siin ja kuidas see toimub. Ja teisalt seda peab toetama ka see, et kuidas meie õpetajad õpivad selleks, et me saaksime koos õppekava arendada edasi ja pakkuda õpilasele seda, mida me tahame. Et seal nagu selle väite kaudu on see seos, ma näen, et just selle väite kaudu on see seos olemas. Aga ma ei tea, kas ma sain õigesti aru sellest? Ilmselt küll, lihtsalt kummitab juba aastakümneid ütleksid, kuuldud Soome klassiõpetaja ütlus, et õpetajal on vaja teada põhiseadust ja siis ta nii-öelda teeb oma tööd professionaalselt. Et nüüd on see sama sihiseade, nagu peaks juhtima piisavalt õpetajad ja kuna ma näen siiamaani võib-olla, kuna ma kooliga suhtlen vähem, kui probleemne on tegelikult see õppekava arendustöö. Ta on ühelt poolt mahukas, seda nõuab koostööd, ma lihtsalt ei ole leidnud ka enda mõtetes ühtegi lahendust,
mis aitaks õpetajal tegelikult tunda naudingut. Ma olen kuulnud õpetajaid rääkimas mõnede osade. Tähendab, see on see põhimõtteliste asjade kokkuleppimises, kus nad on tundnud naudingut, on vaimustustega rääkinud. Aga kui läheb juba nii-öelda kooliastme või klassipõhiseks, siis on see, kus koostöö probleemid ja kõik ja see aeganõudev ja kui alguses alustataksegi, siis lõpus ikkagi läheb ta juba niiviisi rutiiniks. Nii et see on see mu küsimused on kogu aeg tiirlevad selle õppekava arenduse ümber ja see on minu jaoks üks. Sa oled väga teretulnud meie kolleegi Kätrin Rannari doktoritöö kaitsmisele, kes tegi terve suure uuringu sellest, et kuidas üldse koolides nähakse õppekava arendust ja aimdus või siis mure, mida sa tajud, on täitsa ilmselge ka tema uuringu pealt tulenevalt, et tegelikult see õppekava ei ole üldse see, et ma teen nüüd väga robustse üldistuse, aga see õppekava töökoolis on meil üks väga suur väljakutse ja kitsaskoht. Ja tegelikult see ka Kätri uurib lõpuks paradokse, dilemmasid ja pingeid, mis viivad välja sinnamaale, et see nii-öelda riiklikult tasandil arusaam õppekavast ja see, mis lõpuks koolis toimub, et need ei lähe tegelikult omavahel kokku, et seal on see tension vahel liige.